Aastatuhandeid tagasi, kui ma veel Koopas elasin, oli jahimehe peamiseks ülesandeks liigikaaslastele toitu hankida. Kui mõni eriti uhke loom küttida õnnestus, kõlbas konkurentide hirmutamiseks või vastassugupoolele mulje avaldamiseks ka näiteks karuküüned või hundikihvad kaunistuseks kaela siduda. Täna saab toitu poest ning jahipidamise funktsioon on eelkõige metsaelukate arvukuse tasakaalus hoidmine. Kui muidugi tegu just ekstra uhke kütitud isendiga pole. Siis saab sellest topis, mida lausa peab teistelegi näitama. Eestis mõistab topiseid teha väga väike arv inimesi ja üks neist on meie tänane kangelane. Ma ei tea, kuidas need kohalikud mehed suutsid märgata seda, see oli mingi 700-800 meetrit meist allapoole, see loom. Siis laskusime alla, see oli siuke, serviti kogu aeg lähed, mis jälle vajud selle kiviklibuga alla sealt, aga sealt oli ikkagi veel 336 meetrit ja 47 kraadi ülevalt alla lasta. Õngistasin poolest saadik ennast sealt kaljunurgast üle, üks jalg rippus üle kaljunurga ja istus ühe jala peale, ära lasin. See oli füüsiliselt kõige raskem emotsionaalselt samamoodi. Ja nii vanalt ei olnud keegi mäes käinud ja iibeksid ära lasknud. Kurnava võidu, milleni jõudmist Janno kirjeldab, saavutas ta möödunud aastal toimunud jahireisil Kasahstani, kus õnnestus küttida Kesk-Aasia kaljukits, kes jahimeeste hulgas hinnatud oma võimsate trofeesarvede tõttu. Täna Janno kütitud kaljukitse tema trofeede saalist veel ei leia, sest kaugetelt jahireisidelt loomade Eestisse jõudmine võtab teinekord kuni paar aastat. Küll aga leiab siit palju teisi, kellest igaühe kohta on peremehel ka oma lugu, alustades talu vapiloomast Ilves Jannost. See on meil kõige prestiižsem märk. Alguse sai sellest, et kunagi oli mul jahisaagiks selline väikene Ilvese kutsikas, kes läks siit loomaaeda, Tallinna loomaaeda. Loomake oli vigastatud ja ei oleks iseseisvalt metsas hakkama saanud. Janno otsustas kutsika päästa ja toimetas ta Tallinna loomaaeda, kus Ilvese härra oma liigi kohta ülimalt pika elu elas. Ma lasin selle peale tunnistuse välja anda, et see oli ikka väga ainulaadne sündmus, et 1/3 maailmas, mis on elanud 22 aastani. Mati Kaaluga leppisime kokku, et kui ta maine teekond läbi saab, siis ma saan ta endale. Mitu miljonit inimest teda Tallinna loomaaeda? Hinnanguliselt Mati Kaalu sõnul 6-7 miljonit. 6-7 miljonit inimest. Janno Lang on elupõline jahimees, kes peab lugu metsast ja loomadest. Ja nagu ikka jahimehed, ka ilusatest, uhketest trofeedest. Viimaste valmistajaid on Eestis vähe, õppida seda ametit ei saa. Taksidremist on siuke rahvusvaheline sõna ja siuke külakeeles on topisemeister. Nagu keskaegsetes tsunftides saab topise tegija kasvada peamiselt läbi praktilise kogemuse ja meistrite eeskuju. Janno on tänaseks juba ammu ise meister, üks hinnatumaid. Ma olin enne topise tegijate või taksidremistidega palju suhelnud, nendele alltöövõttu teinud trofee aluseid ja siis lasin ise ühe päris korraliku kuldi, mõtlesin, et võiks endale ka olla midagi seina peal, et nii samas arvasid, kihvasid juba oli. Hakkasin pusima, sain esimese valmis sea pea, siis tegin, vist järgmine oli sokk, siis järgmised ja järgmised sõpradele, nüüd on nagu on. Janno triiki täis jahitrofeede saalis on vaatamiseks meenutamiseks välja pandud vaid mehe enda kütitud elukad. Seda nii kodustest Põhja-Pärnumaa metsadest kui pikematelt jahireisidelt. See on ka mõistetav, sest kõigiga neist seovad teda mälestused ning emotsioonid, mõned neist vägagi tugevad. See on Botswana piires Kalaharist. Mul oli tükk aega oli unistus lõvi lasta ja nüüd 21. aastal siis sai teoks, et hästi palju tuleb kodutööd teha, et kuidas see jaht käib ja mida vältida ja kuidas toimida. Ja siis mul oli kõik valmis mõeldud, kui ma lõvi kütin ära lasen, eks ole, et siis kaameramees on kaasas nagunii, et siis kuidas emotsiooni väljendada ja mida sellest jahist rääkida. Ma olin nii tühi, et ma ei suutnud mitte midagi meenutada, pea oli täiesti välja lülitanud ennast, siis lihtsalt olin põlvili seal lõvi juures ja panin käe lihtsalt laka peale. See on emotsioon.
topise tegemine algab kohe pärast looma küttimist. Krokodilli ettevalmistamine pildistamiseks. Pestakse puhtaks, siis on pildisessoon ja siis hakkavad kohe jäägrid sellega toimetama ja see nahk võetakse kohe maha, puhastatakse suurem rasv ära ja kohe soola sisse, nii et mitte ei riputata natukene soola peale, vaid kühvliga soola hunnikusse kohe. Kuivatatakse ära, rulli. Millal ta siis sulle siia Eestisse jõudis konkreetselt see loom? Peaaegu 1,5 aastat hiljem. 1,5 aastat hiljem. Ja sa ütled, et sa võtsid kilekotist välja sellise piparkuiva täpselt nii. Mingi asja. See läheb suurde vanni likku, 2-3 nädalat liust on ju volti ja rulli keeratud. Ja kui seda vette paned, siis sinna voltide sisse jäävad õhumullid ja need ei hakka sinna, sa võid krutida, aga see õhumull ei toha saad kuidagi välja tulla, sest kuskilt peab sulama hakkama, siis saad selle õhumulli kätte, siis saad ühtlaseks. Janno rõhutab mitut puhku, et topiste puhul ongi kõige olulisem kütitud looma puhastamine ja naha ettevalmistamine. Kui see ebaõnnestub, on töö hiljem väga keeruline. Kohe esimene asi, mis silma torkas, on konks laes, et siin toimub sul siis... Ja, selle saab laest alla ka lasta, siin on nupud. Suurte topiste tegemise juures ma seda kasutan. Et sa pead tõmbama looma üles siia. Jaa, mul on siin ratastega lauad, ma saan koos lauaga üles tõmmata või siis mingi rakisega krokodill kaelkirjak, mis ma tegin siin. Terve see ruum on täis seda, et... Ma näen seal eemal ühte karu, kas see karu on ka siin rippunud? On. Neid ei saa muidu käed ümber kinni ja ulata, et on libe, sa ei jaksa tõsta, ta on neid karis raske. See on sinu office? Jah. Kui üleval oli näitusesaal, jahisaal, siis see on office? See on tööruum, jah. Janno jätkab oma ametisaladuste tutvustamist ja selgitab muu hulgas, millega üks uhke topis täidetud saab. Selle jaoks on spetsiaalsed mannekenid, uretaanist mannekenid, natuke makrofleksi moodiga, ta on kõva, seda saab saagida, liimida, kruvi sisse panna. Siis siit võib valida ja tellida, siin on oi kui palju mannekenid. Siit hakkavad siis tulema sellised. Selleks on kataloogid olemas ja kõik loomad tuleb ära mõõta. Kui elusuurust topis tahetakse, siis sealt tuleb 8 mõõtu võtta. Siin ma näen nüüd neid kuulsaid mannekeene. See on nüüd hundi mannekene, et 2 on, aga see on ka hunt tegelikult, see on hundi püsti mannekene. Kui palju sa seda siin töödelda veel saad või kui palju sa pead seda töötlema vajadusel? Siit saab igasugu asju välja teha, asendeid muuta, siis tuleb jalad lahti saagida. Taksidermisti töövahendid on olemas, mootorsaag ja relakad ja... Kõik see on igapäevane tööriist, sellepärast nad siin väljas kõik on. Ja siin on nüüd tasapinnaline ulguv väike. Ulguv hunt. Ja siit sa siis peaksid... Suu sisu välja lõikama. Ja kus see suu täidis on siin? Need on karu omad, mul hundi omad, mul on kaup on tellitud, ei ole veel jõudnud. See on nüüd tavalise pruunkaru oma ja siin on nüüd grizzly omad väikesed. Ja selline väikese karu nina. Kas see jääb samat värvi või sa värvid seda? Ei, need lähevad meigi alla kõik. Sellisega läheb värv peale ja sellega saab meikida. Siin ma näen siis silmi on eri valikus, nagu nööbid. No neid kõikidele loomadele ja erineva suurusega ja erineva tooniga ja siin on nüüd kõige kvaliteetsem klaassilm. Ta on juba, ei ole ühtlase kumerusega, ta on nagu pealuu järgi juba ja siin on juba veresooned on ka sarv kesta sees. Mis selline silm maksab? Selle paar on kuskil 7-80 €. 7-80 €. Ja kas need on nüüd hundisilmad või? Ei, need on linnuomad, hundi omad. Hundile tulevad sellised. Janno, ja mis sisalik see siin laua peal on? See on orava manneken. Et sa pead ikkagi teinekord oravaid ka tegema? Ja, need on tee pealt korjatakse, oravad tuleb. Kui on talvine orav, siis ma olen võtnud. Kuidas see nahk sinna mannekeni peale kinnitud? Suuremalt osalt liimitakse, aga selja peal ei ole vaja liimi panna, siis seal ta nagunii jääb kinni. Pea, käpad, sabad, siuksed kohad on kõik üle liimitud. Pead teinekord nõela niiti ka kasutama? No ikka, rätsepatöö on tavaline töö. Rätsepaoskusi oli Jannol tarvis appi võtta ka oma kollektsiooni ühe liigutavaima loo puhul. See on hästi kurva saatusega karupoeg, et Eestis ametlikult esimene kannibalismi juhtumis on ametlikult tõestatud. Selle isa karu murdis ära kevadel, kui ärkas ühelt ka võib-olla 4 pärast, sõi, praktiliselt ainult kondi otsad jäid järgi käpaotsad ja täiesti ribadeks tõmbas ja kahju oli seda sinna metsa jätta. Keerasin kilekoti kokku ja 2 nädalat tööd. Siin on mingi, 3,5 meetrit on õmblusi siin. Janno mõistab täielikult ka inimeste kurbust oma parimate sõprade kaotamisel, kuid siin teeb muidu soe ja lahke mees end pakkumistele kurdiks.
Keegi päriselt oma hamstrit ei ole sulle teha toonud? Hamstrid on pakutud, ma olen isegi ühe teinud, aga lemmikloomsid ma põhimõtteliselt olen kõik ära öelnud, ma ei tee lemmikloomsid. Siin on igasugu variante tahtnud koerast teha siis ukse ette vaiba peale, tal lamab ootab peremeest või mis siis kass akna peale istuma sinna. Ma ei tea, kui on loom siit ilmast lahkunud, las ta siis läheb, laske ta vabaks, pane pilt laua peale küünal juurde ja las ta läheb. Et kõrge kvaliteediga meistreid ühe käe näppudel saab Janno oma töö eest ka hästi küsida. Aga kui palju maksab siis näiteks hundi topis? Ega seal ühest hinda ei ole, seal 800–1500 on ampluaa hundil. Oleneb, mis sinna läheb, kas suu lahti, suu kinni, milline alus, kas loodusliku kattega või on kunstlumega ja kui suur see hunt on, kas on vaja, kui palju on vaja mannekeni muuta suuremaks, väiksemaks. Lõpphind tuleb siis, kui on loom laua peal ja mõõdud võetud, et siis. Pikk sul järjekord ukse taga on? No järjekorra pikkust ikka on, et ma ei võtnudki enam töid vastu, ma lihtsalt ei jõua seda. Nüüd ma olen juba aru saanud, nii palju on tarkust elu jooksul tulnud, et kogu maailma töid ära ei tee, et on see selline amet, mida sa noortele ka soovitaksid või? Kui ta kullaauk oleks, siis oleks siin kullakaevajaid küll, aga tuleb tööd teha selle asja juures, et lobisemise siin palka ei maksta. No jaa, ega kui sa ütled, et loom maksab siin 1000–1500, võib-olla mõne puhul rohkem, et ega siis ju selle... Aga need kulud silmapaar hundile maksab juba 100 manneken, mingi oleneb asendist või suurusest on 400–500. Palju seal siis... pärast näppude vahel muud materjalid peale selle veel, kõik liimid ja töövahendid ja... Ja kui juba hundi juttude rääkimiseks läks, siis elab Janno trofeesaalis suure tõenäosusega Euroopa suurim hundikari. Topisid on 16. Keegi ei tea, et Euroopas oleks kusagil neid rohkem. Pikkade aastate jooksul sul siis see kollektsioon tekkinud on? Esimesed hundid küttisin 91. aastal. 30 aastat. Ja tol ajal siis veel sileraudse jahipüssiga. Hunti oli hästi palju. Ja kui praegu räägitakse, et Eestis kütiti 118 hunti, sel ajal 130 oli lubatud, et see on palju. Siis kütiti 324 hunti ja ei saadud piiri peale. Aga on ikka ilus loom küll. No see on XXL ja lipulaev. Janno on elu jooksul kokku saanud muljetavaldava kogu karust, hundist, krokodilli ja meie metsade uue püsiasuka šaakalini välja. Koos elupõlise jahimehe lugudega loomadest ja metsast on see nagu loodusõpetuse tund, millest võiksid inimesed senisest rohkem osa saada. Isegi koolid, laste ja lapsed on siin käinud, ma olen mõnes koolis käinud vahepeal juttu ajamas, võtame mingid asjad kaasa. Tauno Kaungas, kuule mees, sul ei ole vaja rohkem tööd teha, müü seda, mis sul siin on. Aga ma ei ole hea müügimees, et lihtsam on nõelaga torkida siin. Loodame, et nõelaga torkimise kõrval leiab Janno tulevikus aega ka loodusest ja loomadest lugude rääkimiseks ja oma topise kollektsiooni kuuluvate elukate tutvustamiseks. Kujutan ette, et ainuüksi Euroopa suurim hundikari võiks olla põnevaks leheküljeks eestlaste kui metsarahva loos. Tänased leheküljed eestlaste loos on sellega ka loetud. Uusi lugusid ulume juba täpselt nädala pärast järgmises täistunnis. Kohtumiseni!